Meil omal ajal valvas piiri sõjaväestatud piirivalve, kes oli soomlaste poolt välja õpetatud sissitegevuseks ja ta oli sõjaväestatud piirivalve. Ja me võisime hakata vastu vaenlasele, kui vaenlane tuli. Meil oli, kuidas teile öelda, selgeks tehtud partisanisõda ja kõik varjumised alad ja kuidas vastu hakata. Praegu teie politsei, kes valvab piiri, sest meil piirivalvet ei ole, ei saa vastu hakata. Ja praegusel keerulisel hetkel me ei tea kunagi, millal see naaber meil üle piiri astub. Ja kui praegune politsei seal vastu hakkab, kes kannab küll rohelist mundrit, aga on politsei, siis nemad lähevad vangi kui kriminaalkurjategijad, mitte kui sõjavangid. Kuidas te mõtlete seda asja parandada ja tegelikult ega praegu ei jõuagi teda parandada? Lähete ise piirile või? Suur tänu. Lauri Läänemets, palun. Jah, aitäh. Vastus loomulikult sellele, et kui ma ministriametis ei ole kaitseliitlasena, loomulikult ma lähen sinna, kus Kaitseliidu ülem või siis Kaitseväe juhataja ütleb, et ma minema pean. Et ohvitserina ma viin siis oma mehed, naised ka sinna. Jah, on vastus sellele küsimusele, mis te siin küsisite, aga mis puudutab, võime seda arutelu siin pidada, et mõtleme siis, kui palju seda vastast meile sealt üle piiri tulemas on, ei ole ju pataljon. Et kui palju meil oleks ka siis, kui meil oleks Kaitseväega seotud või see piirivalvamine oleks Kaitseväe ülesanne, ega üle pataljoni meil ju seal piiril neid mehi ei oleks. Et lõppkokkuvõttes tuleb ikka kogu see, ma ei tea, esimene või teine brigaad rohkem, neid liigutatakse sinna vastasele vastu. Et lõppkokkuvõttes isegi, kui sa oled seal piiri peal ja ma ütlen nüüd need samad kaitseplaanid ja loogikad, aeg on muidugi edasi ka läinud 90-ndatest, relvad on arenenud ja kui me vaatame Ukraina kogemust, siis mõnes kohas ollakse kindlasti piiri peal. Mõnes kohas on vaja sügavust, et kaitset üles ehitada ja võib-olla pole mõtet kõiki piiri peal hoida. Ehk neid loogikaid peab sinna arvestama ja ma ei ütle seda, et see küsimus, mida te adresseerite siin, vale on. Ma ütlen, et töötab üks süsteem, töötab teine süsteem. Ka tänane süsteem töötab, et see ongi selline poliitilise debati koht. Aga hetkel Siseministeerium peamiselt keskendub sellele, et Eesti piir nagu oleks kaitstud, peaks ja Eesti piir peab täna. Me ehitame piiritaristut välja, see saab 25. aastaks valmis. Kaitseväegi, nii nagu seadused ette on näinud, nii nagu parlament on andnud ülesandega valitsusele tegutseda, ega me tegutseme ju selle järgi, mis parlament seadustesse on kirjutanud. Ja Kaitsevägi tegeleb siis nii-öelda selle riigikaitse laiema konventsionaalse poolega, sõdade kõige selle ettevalmistamisega. Ja jah, vist miski oli veel, aga nüüd siin jutuos läks ära. Ühesõnaga, mis ma tahtsin öelda, kõik see, mis seadusandja on meile kohustuseks pannud, sellega me tegeleme.